Mehed ei nuta. Keegi kaotab ja keegi võidab, aga spordis mehed ei nuta. Portaal Pahv. Mehed ei nuta. Tere teisipäeva, mehed ei nuta eetris, spordijutu vestmas Peep Pahv Postimehest. Tervist. Tarmo Paju Õhtulehest ja Jaan Martinson Õhtulehest. Naeruturtsatused tulenevad sellest, et siin käis üliäge vaidlus, milliseid spordialasid käiakse vaatama, milliseid ei käida vaatamas ja millised spordialad on põhispordialad ja millised spordialad ei ole põhispordialad. Ma muidugi täpsustaks, et vaidlusest oli asi kaugel, et siin oli üks suur monoloog, ilmselt ei pea kuulajatele, meie püsikuulajatele tutvustama, kes monoloogi pidas ja loomulikult teemad läksid hoopis kaugemalegi kui sport, vaid streik ja Putini valimisvõit ja nii edasi. Äkki sa, Peep, valgustaks natukene nagu eetris ka, mida sa nagu... Kas oled streikijatega ühel meelel? Paariminutiline memo äkki. Ei, ma ütlen ma võin seda arvada küll, et streik on lubamatu, streik on nagu nõme, et mida streik tuleks siiski nagu laiali ajada, inimesed tuleks tööle sundida ja mis ma veel ütlesin, ma ütlesin seda, et mida need seal Venemaalgi protestivad Putin, kuna demokraatlikud valimised tunnistasid ilmselge häälte enamusega härra Putin sai presidendiks, mida nad enam seal käivad ja mässavad. Loomulikult tuleb see mäss laiali ajada, see on mäss, eks ole. Ja sükest asja ei saa endale lubada. Nii, lugupeetud raadiokuulajad, te saate kõik väga hästi aru, et me peame niisuguse inimesega siin pidevalt koostööd tegema ja siin koosolekutel olema ja kõike. Ja põhimõtteliselt meile peaks liiter piima iga kord antama tervist kahjustava töö eest. Ma võin öelda, et Jaan joobki piima kogu aeg ja see abe vuntsid on pidevalt valge olluse ja koos selle pärast, aga läheme nüüd siis nagu päris teemade juurde ka. Nii, nädalavahetusel vehkles Nikolai Novosjolov end Tallinna mõõga võitjaks. Ja väga vinge vehklemine oli, käisin ise seda vaatamas ja... Jaan, sa ütlesid ju ka, et see vehklemissaal oli ju rahvast pungil olnud. No pungil ei olnud, aga üks tribüüni poole oli täis ja tõesti, no ütleme niimoodi, et autot ei olnud küll kuhugi parkida. No minust autot ei ole, mitte et ma tahaks alavääristada seda publiku hulka, aga autot ei ole Kalev Allis isegi siis kuhugi parkida, kui seal ei toimu mitte midagi. Nii, aga tegelikult oli ülivinge ikkagi, kui poolfinaalis Novosjolov võitis itaallase, finaalis võitis 2010. aasta MM-i finaali kordus võitis prantlase Gaurnieri ja see kaasaelamine ja publiku kisa ja lärm ja kõik ja mis see oli ikka, tõesti oli feeling. Oli tõesti feeling, aga muidugi see, kuidas Novosjolov võitles, vehkles ja olgem ausad, sellelt meelt ma ootan ikkagi olümpiamängudel medalit. No nüüd järsku tuli sul ka see medali jutt peale seda, kui siis ma saan Novosjolov ise ütles välja selle medalit, ega enne sa küll mingit medalit ei oodanud, et olgem ausad Jaan nüüd. Aga teiseks on see muidugi, et mismoodi kaasalast ega vehklemine ongi üliemotsionaalne spordiala. Vaata, mismoodi need sportlased ise seal oma neid torkeid tähistavad ja üleelavad. Seepärast ongi nagu imelik, et vehklemine ei ole pälvinud sellist nagu publiku tähelepanu. Iseenesest vaata, kui käisime ise ka vehklemas, meie väga legendaarne klipp, kui me olime veel kuulsas televisioonis ja kui mul ei läinud see riie selge, mul oli pahem pidi, oli see vehklesid meie kolmikust siiski üks mees, ülejäänud olid nagu torgatavad. Ja ma mäletan, kui ma torkasin Tarmole nagu varbasse täpselt selle stiilse, nagu ütleme päris väljaastega ja ütleme, see oli päris lahe värk ja ütleme, ma ütlen, et inimesed võiks selle vehklemise muidugi omaks võtta. No ega Eestis ei ole vehklemise popimaks saamise nimel väga midagi ka tehtud, aga see on hoopis teine teema, et tulles Novosjolovi juurde tagasi, siis kui mees on ikkagi nii enne seda Tallinna mõõga võitu kui ka nüüd pärast on ikkagi maailma jooksustabelis selline maailma top 5 vehkleja. No ta on 4. kohal praegu. Juba mõnda aega olnud, et siis on patt mitte mõelda mehest kui olümpiamedali pretendendist, et see kõik on paberil väga hästi hakkab silma, teiselt poolt jälle, mis võtab nagu seda auru maha, on ikkagi see vehklemise olemus, et seal ei saa, see on hullem kui raske suusatamine tegelikult, et seal on veel vähem kindlamat. Seal ei olegi mitte midagi kindlasti. Seda enam, et ka Tallinna mõõgal ju nagu ma aru saan, 2 matši tulid ikkagi, või oli 3 matši, tuli selle nii-öelda otsustava ühe torkega. 2 matši otsustava torkega, 1 matš oli siis... Topeltorkega, mis jättis üle see vahe. Just, täpselt. Aga ja teisest küljest veel, kui minna olümpiamõtetega edasi ja kusjuures see, et me olümpiast räägime, on ju ka selles mõttes loomulik, et olümpia tuleb aina lähemale meile, et kevad on vaikselt käes juba. Et olümpial ju võistleb 32 vehklejat ainult. Kui Novosjolov selles seltskonnas on olemas, siis sealt ei ole väga palju minna enam.
no ütleme niimoodi, et Novosjolovi peamine eesmärk on nüüd olümpiaks saada võimalikult kõrge reitingu koht, sellepärast et seal need tagumised mehed on nii-öelda piirkondliku kvoodiga sisse saanud, mingid aafriklased ja sealt, et põhimõtteliselt need, noh, sealt vastast ei ole. 16 hulka peaks olema tee avatud. Ja vot seal nüüd siis hakkabki ma loodan, et Novosjolov ise ei kuule muidugi seda lauset, mis Jaan ütles praegu. Ei, aga tegelikult ta nii on, no ma vaatasin, kuidas ta vehkles selle Iisraellasega. No see oli nagu lapsemäng, ta tegi täpselt seda, mida ta ise tahtis. Ta torkis selle Iisraellase lõdvalt läbi, aga siin ongi niimoodi, et 10 meest on võimelised võtma olümpiakulda, mitte medalit. Ja 20 meest väidetavalt on võimeline võtma olümpiamedalit, nagu vehklemispetsid rääkisid. Ja seal ongi niimoodi, et sa pead olema vaimult tugev, taktikaliselt tugev, sa pead olema tippvormis, kõik meeletergad ja siis on sul ainult see võimalus, et see on ikkagi tõesti nagu köiel balansseerimine. Ei no seda muidugi, aga mäletame ka seda, kui veel eelmise olümpial, eks ole, et kui raske üldse, et mul tundub vehklemist olümpiale pääsemine iseenesest on vaata, et keerulisemgi kui see olümpial medali tulek võib-olla või seal hea, medali tulek on võib-olla ka omaette öelda, aga hea koha saavutamine näiteks, et kui sa piisab tead ühest võidust oledki juba 16 hulgas, palju Eesti sportlasi üldse olümpial 16 hulka võivad tulla, eks ole, see on, neid võime ühe käe sõrmedel üles lugeda, nii et tegelikult, et see sinna, nüüd ta kindlustas olümpia pääsme ka ära selle Tallinna mõõga võiduga, et see iseenesest on juba päris pikk samm nagu hea koha saavutamine. Aga Novosjolov on veel minu meelest suurepärane märk sellest, et tuleb oodata ära oma aeg. Poiss on ju üle 30, siis kui ta hakkas alles esimesi võite võtma. Et ei ole palju sportlasi... Päris nii muidugi ole, ta ikkagi mingi MK-etappidel kõrgetel kohtadel vehksid varem. Jaa, kõrgetel kohtadel sul medalit ei ole, nagu Eesti spordisüsteemis saab ole mitte keegi, kui sul medalit ei ole, kuigi talle ta tuli ju 2001 tuli meeskondlikult hõbedale, eks? Ja pärast seda sisuliselt 10 aastat ootas oma hetke ära, et siit märk noortele sportlastele, arenege, oodake oma aega, tehke tööd selle kallal, nagu seal öeldi, et ta tegelikult vägev vend, et ta oli mingisugusel ajal, teenis raha sellega, et koristas vehklemissaali ja uskus, lootis, tegi oma ära. Aga vahetame teemat, läheme võrkpalli juurde, võrkpalli Eesti-Läti ühisliigas lõppes Selveri valitsemisaeg, ehk et pärast 5 järjestikust meistritiitlit Tartu Pereleib suutis Selveri finaalis alistada, oli väga tuline emotsionaalne mäng ja paratamatult tekib üles küsimus, et kas nüüd ongi või isegi lehe pealkirjad või see lause, mis öeldakse selle sündmuse kohta, ongi ju see, et valitsemisaeg lõppes, aga ma muidugi selle lause julgeksin päris kõvasti kahtlusele seada, et ega siin sellest veel midagi ei lõppenud, et me räägime siiski turniirist, mille finaal koosneb ühest kohtumisest. No täpselt. Ja see on see oluline vahe, et ma ei näe siiski mingisugust erilist varianti, kuidas nii-öelda mitme võiduni peetavas seerias võiks Selver sel hooajal Eestis kaotada. Üllatal kommel räägid õiget juttu, Tarmo, sest et ega kui läheb nüüd 3 võiduni seeriateks, siis ei ole üldse kindel, et Selver, et Pereleib finaaligi jõuab, seal on juba keerulisem, et tema peab alustama juba homme mängudega ja veerandfinaalist, eks selle põhiturniiri koht oli suhteliselt kesine Eesti meistrivõistluste arvestuses, et okei, kui finaali jõuab, siis rääkisin ka eile Pereva peatreener Rainer Vassiljeviga ja ta ise tunnistas ka, et ega see on hoopis teissugune mäng on, kui mitme võidu peale, eks ole, mängid. Vaadates Selveri koosseisu, ikkagi millist kogemust ja võib-olla sükest, kuidas ma ütlen, nagu taset või kvaliteeti tundub, et Selveris ikkagi on nagu rohkem, et ma arvan, et Eesti meistri tiitli eest Selver suudab küll nagu võidelda ja ma usun, et see valitsemisaeg nagu ei saa nendel läbi. Küll aga ma ütlen selle nii-öelda Balti liiga või Eesti-Läti ühisliiga, kuidas iganes see nimetaja, finaali kohta, et nii head mängu või nii üks pingelist finaali, ma tõin nagu enda jaoks nagu võrdlus, oli viimati võib-olla siis, kui, kes nagu mäletavad, võib-olla natuke vanemad sõbrad, siis kui oli Pärnu ja Silvesteri kuulus finaalseeria, kui Aavo Keele karjääri viimane hooaeg oli käsil ja kui lõpuks Pärnu vist kas 3-2 või 4-3 selle, ma ei mäleta, kui mitme võidu tookord mängiti, selle seeria võitis, et see oli tase, eks, ja seal oli nagu kõva andmist ja intriigi, et nüüd oli selles ühes mängus, oli ka seda intriigi võib-olla, ütleme sellega võrreldaval tasemel. Ja siin ma tahaks nii palju öelda, et kui sa oled sisuliselt valitsenud seda võrkpalli 5 aastat, siis peab sisse tulema mingisugune tööõnnetus.
või ütleme niimoodi, vaim hakkab ka ükskord väsima, no see ei ole ju normaalne, et sa kogu aeg oled, võidad kõik kuigi see koosseis on päris palju vahetunud see ongi tegelikult päris imeteldav, et nad on suutnud seda, eriti nendes sarjades, kus finaal koosneb ühest kohtumisest, on karikavõistlused või Schenkeri liiga finaal, et seal võinuks neid libastumisi varem ka ette tulla ja tavamängudes on ju neid tulnud ka ette ja see ei ole midagi nii kindel olnud, aga mingitel hetkedel Selver on just oma kogemuse pealt ikkagi need mängud ära võtnud. Aga noh, jällegi Tartu pereleib, kuuldes, mis probleemid või küsimärgid tuleviku koha peal õhus on pereleiva enda ettevõttega ümber, et siis kahtluse uss on, et sealt ei pruugi midagi püsivamat tulla ikkagi Selverile vastu. Aga Selver sellepärast andiski selle võidu ära, nagu siin öeldi peale finaali, et tekitada pereleivale positiivsemat fooni uueks hooajaks. Nii, aga nüüd on reklaamipaus. Aega napib, asume kiire vahemängu juurde ja sügavas talves ja lumehangede vahel algavad siis Eesti jalgpallimeistrivõistlused nädalavahetusel. Hurraa! No see on meil iga sügisene või iga kevadene jutt, et ma pean taas üle kordama, selle võiks ka lindi pealt võtta niimoodi, et jalgpall on suvine spordiala. See on päris palju asju, Peep, võiks sinu pool lindi pealt võtta muidugi, aga jalgpall on suvine spordiala. Samamoodi ma kordaks, et mis mõttes suvine spordiala, iluti Ronaldo isegi käis sinu lemmikmaal mängimas lumehangede vahel, ei olnud tal häda midagi. Ja nüüd on siis, ütleme, Venemaal mindud ka need totrustega kaasa, eks ole. Need totrustega kaasa, et on see tšempionaat tehtud. Kuule, mis meistrivõistlused on, kui need hakkavad sügisel, siis on 3 kuud paus ja kevade mängitakse edasi. No miks ei või olla niimoodi? See on järgmine hooaeg juba ju. On sul kahju? Samamoodi ei mängita, suvel peab mängima seda. Jalgpall on suvi, talvel mängitakse jääokid. Peep, kuule, mängid, millal mängid, tšempion selgub ikka. Kes aga tuleb tšempionaat peab olema järjest, ei saa teha 3-kuulist pausi vahepeal. Kuule, see tüüpiline ajakirjanik ei räägi asjast. Ma räägin asjast. Asi on ikkagi see, et peaks tulema päris huvitav hooaeg. Vähemalt Nõmme Kalju ja FC Flora vahel võiks nagu tulla midagi lõpuks mingisugust korralikku sellist duelli. Eesti jalgpalli hooajast. No see on teise järguline, kolmanda järguline sündmus. Lähme järgmise selle küsimuse juurde. No te ei lähe, kuna järgmist sündmust pean mina sisse juhatama, siis ma ütlen, et Peep ei lähe lihtsalt. Nii, aga jah, kahju on muidugi ainult see, et ainult kaks soosikut on väidetavalt, sellepärast et Levadia on ikkagi veel liiga noor sats ja no aga FC Flora oli ühel hetkel liiga noor, et seal midagi teha ja tuli meistriks hoopis. Väga huvitav, jah. No nii, Peep on jonnima asunud, aga nüüd siis vahetame teema ära. Siim Sellis, Jaan, seleta meile, mis mees see selline on? Eesti parim suusataja hooajal 2011-2012. No mees tuli metsast ja ma mäletan, et mingi aeg sügisel me veel nii-öelda ilkumine ei ole õige sõna, aga nii-öelda sooja sõnaga meenutasime, kuidas mees Hiinas sõitis mingisugust tuuri seal. No ütleme niimoodi, et jõuda poolfinaali ja peaaegu finaali siis lahti ülimalt raskel rajal, kus meie nii-öelda tavasprinterid mitte kuhugi ei pääse. Ei, ma rõhutan, meie tavasprinterid ei pääse mitte kuskil, mitte kuhugi. Ei no, aga põhimõtteliselt seal raskel rajal poiss ütles, tegi spetsiaalse ettevalmistuse just selleks võistluseks ja ta oli tõesti hea ja kiire mees, tal tundub olevat vastupidavust ja ta pidas ka vastu kuni poolfinaali finiši sirge viimase 50 meetri. See vahe, et tema tegi nagu spetsiaalse ettevalmistuse selleks võistluseks, aga ülejäänud maailma suusatajad lihtsalt, nende jaoks oli üks tavaline MK-etapp nagu teiste on küll, aga Peep, võta seda, mis võtta annab. Spetsiaalse ettevalmistuse Otepää MK-etapiks, aga see ei paistnud kusagilt välja ikkagi. Ei, seda küll, ma ei taha Siim sellist suugi nagu maha teha, ei, see on tore, et ütleme, luuevarjast saab vahest pauk tulla, et nüüd aga ootame järgmisi saavutusi. Nii, aga midagi ei ole ilmselt oodata Joel Lindperelt, meie lemmikjalgpallurilt, nagu siin meedia vahendusel tundub, sest mees ise ka tunnistab, et tal on oma meeskonnas kõige vähem stiili, aga stiilitud mehelt, mida siis üldse oodate? Ega sa Peep ise ka ei hiilga sellega, aga miks sul keelisooengut Peep ei ole näiteks? Aga see intervjuu, mille Joel Lindpere seal andis, selline meelelahutuslik klipp mängija, New Yorgi jalgpallurite sellisest mitte spordiga seotud vastustest, oli selles mõttes huvitav, et ta nimetas oma lemmikfilmiks sellise filmi nagu A Night at the Roxbury.
ma pidin tunnistama, et ega ma sellest filmist, ega see esimese hooga ei meenunud mulle üldse, siis ma vaatasin selle treilerit YouTube'ist üle 10 sekundi, seda ei suutnud vaadata, see oli niivõrd lame film, et tõepoolest, Joel Lindpere, sul on õigus. Sa oled stiilivaene mees. Nii, aga venelased käitusid nagu käitusid ja Sotši olümpiamängude suusaradadel peksid minema Norra määrdemehed, kes tulid ja tahtsid seal vaikselt Venemaa karikavõistlustel suuski ja lund ja kõike testida. Absoluutselt õige. Kuule, kui mingisugune vastasriigi luuraja tuleb meie territooriumile siia luurama. Me võtame kas nende territooriumile või saadame ta tagasi sinna maale, kus ta tuli, eks ole. Jah, nagu Igor Taro. Nagu Igor Taro, eks ole, nii. Läks oma kaameratega sinna luusima, sinna valimisjaoskondade juurde. Samamoodi mingid norrakad tulid nüüd, ütleme, meie olümpiale siia tulid radasid kontrollima, eks ole. Tahtsid siin mingid määrde luuret teha. Tagasi ajada, loomulikult. Kuulge, mulle tundub, et Sotšis võidavad venelased vist kõik muurdmaa ja laskesuusa kullad, mul on vähemalt niisugune. Ja usume sellesse. Ja nädala Ronaldo tiitel läheb sel korral Ott Leplandile, kes võitis Eesti lauluvõistlus ja paistis seal igast küljest silma nii laulmise kui ka selliste Ronaldo elementidega. Nii, ja Tarmo oli muidugi väga õnnelik, seepärast ta lootis ja hoidis Leplandile pöialt, eks ta pani ennustuses ka ma käseks teil üle kuulata selle ennustuse lõigu eelmisel nädalal, kus ma väljendasin ennast piisavalt täpselt ennustus tähendab seda, et sa paned selle peale kaardi, kelle poolt sa oled. Mina olin Lenna Kuurma poolt, Lenna Kuurma kaotas, kurb olen. Ja Ott Leplandi laulu kohta ma ütlen niimoodi, et see oli ikkagi selline minu arvast ikka nagu liiga uimane lugu. Seda nagu ei jaksadki. Mulle see ka ei meeldinud, aga nagu ma aru saan, siis sa tahtsid ka seda, et Eesti kaotaks 0-1 El Salvadorile. Ja see tundus selline õiglane. Kuulge, ma ütleksin ka Leplandi laulu kohta, et 80-ndatel, 70-ndatel oli Eesti õpilasmaleva laulukonkursid. Seal lauldi ka niisuguse südamevalus ballaade ja ausalt öeldes Ott Lepland poleks seal konkursil üle 3. koha mingil juhul saanud. Nii, alustame kiiresti kirjade rubriigiga, mis läheb pärast sedasi ja onu Arno siin meile kirjutas ja Õhtuleht ma vaatan tegi sellest ka suure loo, et Vahur Teppan ja Eri Vahter siis nii-öelda suusapoks valdade talispartakiaadil, et kas mehed näitasid tõelist võite ja hinge, mida meie päris suusatajad MK-etapil ei olnud. Absoluutselt, seal oli niimoodi, et finišis oli ainult üks suusajälg ja selle nimel tuli võidelda, kes selle jälje endale saab, see võidab ja kui väike tõuklemine ja väike... See vahe siiski on, et antud juhul oli neil kellegagi tõugelda, kui finišisirga algas, et MK-etapil üldjuhul seda võimalust ei ole. Seda küll, aga ma tahan väga seda öelda, et miks, minu väga halb on see, et valdas Spartakiaad, mis on rahvaspordi üritus, mida need Vahtrid ja Teppanid seal teevad? Kuulge mehed, mina ise olen Valdas Spartakiadis usatanud, saanud seal 100. kohti ja see on, minusuguste meeste võistlus peaks olema. Tulevad oma valda esindama, teevad, eks ole, tippsportis peaks olema sinna see tee suletud. Nii, aga nüüd uudised. Uudised kuulatud, mehed ei nuta tagasi, Peep Pahv, Tarmo Paju, Jaan Martinson ja Peebul on üks kiri veel ette lugeda. Kirju on palju, aga jõuan võtta ainult ühe ja see on Lauri Õlli poolt kirjutatud ja küsimus on siis selles, et mida me arvame Aivar Pohlaku võimalikust plaanist, see on Eesti jalgpalli presidendi võimalikust plaanist võtta Frank Bernhard maha U19 koondise peatreeneri kohalt ja asendada Arno Paipersiga. No jutt käib siis veel aastast, kus nii-öelda Bernhardi töö nii-öelda lõppsiht on ukse ees, kodune finaalturniir. Et Lauri siin meil kirjutab, et sahinad käivad, et sakslase ja Pohlaku vajatab must kass läbi jooksunud, sakslasele kodumaise ajakirjandus kritiseerinud Eesti jalgpalliliidus toimuvat. Et üks mees käsib poo peal aseb. No selle peal ma ütlen niimoodi, et esiteks süsteem üks mees käsib poo peal aseb on väga õige, sest keegi peab vastutama, keegi peab olema see nii-öelda kunn, suur juht ja liider, kes asjad paika paneb ja selles suhtes ma olen Pohlaku selle tegutsemislaadiga väga päri. Ja teiseks, nii palju kui mina olen kuulnud, Bernhard ise ka on siiski suhteliselt siuke, kuidas ma ütlen, nagu raske iseloomu inimene, et ega seal need tülid, eriti kui Aivar Pohlak, kes on ka ei ole lihtne mees ja kui see Bernhard omavahel kokku saavad, siis on selge, et see konflikt on sinna suhteliselt sisse kirjutatud ja kui ikkagi alaliidu juhti tundub, et mees
ei saa hakkama oma tööga või ütleme, et ei sobi oma iseloomuomaduste poolest tööle, siis tuleb välja vahetada, midagi teha pole. kuule, ma mäletan, et Pipers vist vahetati ka kunagi aastaid tagasi välja. no mitte ainult Pipers, vaid koondise juures on ju enam-vähem kõik välismaalased lahkunud sellise väikese skandaalipoisiga seal saatel. Kuigi jälle teiselt poolt, meenutame Teitur, Tordarson ja Arno Pipers ja nii edasi, Jelle Huss ja Viggo Jensen isegi, aga jälle teiselt poolt tagantjärele hinnates kuskil ei ole nagu selles mõttes viga tehtud, et koondis on läinud ju ainult edasi ja kõrgemale, ehk et need otsused ei ole mingisugust tagasilööki andnud. jah, ja selles suhtes toetame Aivarit ja mis ma tahan veel öelda, aga miks meil neid välismaa treenerisse üldse vaja on nende kohtade peale? Näete, praegu Tarmo Rüütliga Eesti koondis mängib väga hästi ja meil on ka jalgpallis palju noori endiseid mängumehi, kes on väga head treenerid, miks nemad ei või need noorte koondisega tegeleda? Mis me peame neid välismaalastesse tooma? Mina olen alati välismaalaste vastu ja selles suhtes kiidan heaks ja ma loodan, et Arno Pipers asemel leitakse ka mõni väärilisem kandidaat. No selle lindi lihtsalt, Peep, ma ütlen, et sa oleks hetkel võib-olla võinud jätta peale panemata. Miks? See oli õige. Nii, lihtsalt vahel sa jätad kasutamata hiilgavad võimalused jätta see lint riiulist. Sa tunned, et hingel on midagi õige asi on sul hinge peal pakitseb, siis see tuleb välja. Jaa, aga see on oskus, Peep, jätta kasutamata see võimalus. Ei jäta, kui ikka pakitseb, tuleb välja. kuule, vaene inimene, siin pakitsevad väga paljud asjad, aga muide, Lauri Elvi, kes see kirja autor on, see saab siis meie poolt auhinna raamatu Tiit Karuksi Eesti 101 spordilugu, väga hea raamat. Nii, aga jalgpalliga jätkame. Eesti jalgpallikoondis võitis hooaja esimeses sõprusmängus El Salvadori 2-0 ja nagu ma olen kommenteerinud, eks, et täiesti tüüpiline Eesti jalgpalli võit, 4 võimalust, 2 neist kasutati ära, seekord läks õnneks ka, et puur hoiti puhta, ilus võit, midagi pole öelda. No väga sümpaatne mäng oli minu arust, eriti teine poolaeg ja mida tahaks muidugi esimeses järjekorras öelda, on ikkagi väike kiidulaul Ragnar Klavanile, kes minu arust näitas taas, vähemalt minu silmis, et tegemist on Eesti koondis isegi parima mängijaga, Eesti jalgpalli parima mängijaga ja mis samal ajal, kui Peep siin demonstratiivseid liigutusi teeb, näitamaks välja oma protestimeelsust jalgpalli suhtes, siis mis peaks sulle ometi väga meeldima, on ju see, kuidas Ragnar Klavan antud hetkel koondisse tuli ikkagi. Ehk et sisuliselt hakati teda ju Hollandis survestama, et ei peaks tulema ja ei peaks minema ja jalgpalliliit ei peaks teda üldse kutsuma sõprusmängule ja nii edasi. Jah, see oli mehe tegu, aga miks? Kus jäid ülejäänud mehed, kes allusid klubi survele ja ei tulnud ja ei, aga neid ei olnud vaja. Nende peal nagu rõhunud, sest et Rüütli ikkagi nagu rõhutas, et ta tahab Klaavanit saada, miks ta ei tahtnud teisi mehi vägisi ära tuua? Sats oli piisavalt hea selleks, et võita 2-0. Satsis ikkagi mingid täiesti tundmatud mehed, olgem ausad. Aga see ongi täiesti tundmatu vastasega ka, et ega ütleme, selline mäng tegelikult ei tekita võit tore, muidugi. Aga ega ta mingid emotsioone ei tekita, vastane oli meie jaoks ikka nagu tundmatu ja ütleme, eris muljeta sellest mängust küll ei jätnud. Peep, kuule, vastupidi, väga positiivsed emotsioonid on sellest mängust. Minnakse pooliku satsiga ja ikkagi imetakse see võit välja. Ründajaid väravaid ei löö ja siis tulevad Ragnar Klavan ja Raio Piiroja ja vormistavad asja ära. Teevad kaitsjad selle töö ära, mida oleksid võinud ründajad teha. Piira väravale kas peab pusserdamine kuskil teise mees seljas. See võis pusserdamine olla, aga mis see vahet on? Jah. Vanasti oli niisugune reegel, et koba ei loe. Sa ei mäleta. Nii, aga sümpaatne ongi just see, et ikkagi kuidagi moodi vingerdatakse need võidud kõik välja. Ei, see on tore, võit kirjas. Korvpallurid võiksid ka millegi samaga hakkama saada. Kahjuks ei saa. No päris paljudel aladel võiks Eesti sport selliste asjadega hakkama saada, näiteks laskesuusatamises, kus maailmameistrivõistlused läksid lahti, aga see, mida me seniselt vaadanud ja kuulnud oleme eestlaste osas, on ütleme siis nii nagu alati. See oli kõige säravam hetk Eesti laskesuusatamises on olnud see, kui Kadri Lehte lasi venelanna Sleptsova, kes oli endast nagu maha sõita, ütleme, kõrvalt rajalt ette kukkuda, et see oli mis kokku lepitud, et kui tulemus kummagil ei tule, siis teeme sükse asjad. Tahtmata nüüd kuidagi taas ilkuda selle üle, aga iseenesest see stsenaarium on muidugi väga tuttav, et kuuldes Eesti laskesuusatajate neid lauseid, mida seal öeldakse enne, ehk et need võiks juba nii-öelda pimesi ette ära öelda nende eest, kuidas me ei taha kohtadest ja midagi rääkida ja räägime siis, kui on mingi tegu tehtud ja siis minnakse ja siis ikkagi koha peal, ma ei ütleks isegi, et see põrumine oleks, et tegelikult sõidetakse oma tavapärasel tasemel.
no jaa, oma keskmisel, oma keskpärasel tasemel. jah, aga siin ongi ju see, et oleks vaja ju timmida tippvormi, siin no peaks aga olema... Jaan, sa unustad selle, et tippvormi timmivad ju kõik. no jaa, aga ühed timmivad paremini, teised kehvemini, meil on näiteks suusatajad, on hea näide, paar suusatajat, kes oskasid tiitlivõistlustel just olla tippvormis. no nad oskasid seda võib-olla teatud nippide abil, nagu me oleme aru saanud. noh, jah, võib-olla küll, jah, aga ikkagi laskesuusatajate puhul, et ma arvan, et see pinge kasvab neil ikkagi üle pea. Et see on nagu peamine põhjus, miks seda tulemust ei tule. Nad tahavad üle üritamine. Peamine põhjus on muidugi selles, et olgem ausad, kui me vaatame nende hooaegade sellised nagu keskmise esitusi, siis nende tegelik tase ongi ju keskmine, tavaline tase on nendel saada kohti seal, no okei, 30 lõpus, 40, 50, 60. Ja see ongi nende tase. Ja sama tase nad seavad ka maailmameistrivõistlustel. Ega see, et me siin mõtleme, et nad nüüd ühe korra MK-etapil keegi tuli näiteks 20-ndaks, et ossa pagan, nüüd MM-il pööldab pihku, paneb 10-ndaks ennast. Ei ole, asjad ei käi niimoodi. Seda enam, et selle tõenäosus on seda väiksem, mida tähtsam see nende endi ja meie enda jaoks on. Et me näeme neid ja oleme näinud neid üksikuid välgatusi ikkagi MK-etappidel, küll Roland Lessingut poodiumil või mingitel hooaegadel Indrek Tobrelutsu väga kõrgel ja Eveli Sauet ka, aga ütleme see tiitlivõistluse, nii mõnigi mees nendest, eriti need vanemad mehed, Roland Lessing või Indrek Tobreluts, nende karjäär ju tegelikult jätkubki selles rütmis, kus üks MM saab läbi ja siis seatakse jälle pilk sinna järgmise MM-i peale ja nii edasi, et see on nagu selline võib-olla natukene liiga tähtis isegi nende jaoks tõepoolest. jah, ja seal võiks ju tegelikult kogu asi ja kogu küsimus, me ei nõua neilt, kes väga suusatada ei suuda, ega nemad ei olegi võimelised väga kõrgele tõusma, isegi puhta laskmisega, aga Kadri Lehtla, Lessing, Tobreluts, nad võiksid ikkagi nendele märkide pihta saada. Aga see on see käevärin tuleb sisse, MM-i värin. Aga millest võiks muidugi eraldi rääkida MM-i puhul on see, mis toimus segateatesõidus, ehk et see, kuidas lõpuks 2 kuldmedalit oleks nii-öelda Jaani arvates pidanud välja jagama segateatesõidus nii Norrale kui ka Sloveeniale, tegelikkuses anti siis Norrale, hoolimata sellest, et ta finišeeris teisena. no jaa, aga see on kõige suurem mudu jutt, see 2 kuldmedalit, Jaan. Võib-olla oleks siis 2 kuldmedalit, kõigile igaks juhuks. Ei, aga no tegelikult ta kõik ju teadsid, Jaan. Mina sain küll, isegi see Sloveenia teadis, et tegelikult nad on Norras tagapool ajaga. oled sa kindel, et tead? No kuule, kui seda teadsid kõik, isegi telekommentaatorid teadsid, välja arvatud muidugi kahjuks meie enda head kolleegid, kes ei olid kuidagi selle info mööda lasnud, aga ma vaatasin järgmine hommiku, sattusin vaatama Venemaa pealt, tööle siis kordus mul käis, ja seal viimasel etapile minnes kommentaator kohe ütles, et tegelikult on nüüd seis selline, et norralased juhivad umbes nii ja nii sekundiga. Kõik ei teada, kõigil oli kohe kõik teada, et seal ei olnud nagu mingit küsimustki ei tekkinud ja see, et anda siin 2 või 3 kulda, see on ju udujutt, et see nagu ei maksa tead nagu midagi. Ma ka seda teed ei poolda eriti üldse minna nagu selle peale välja, et hakata neid rohkem jagama. Mäletame, kus mingil olümpial oli, kui paaris sõidust said 2 kulda. See on mingi tottus järgmine päev anti kellegile veel mingi kuld. Et minu arust sellest parem variant oleks isegi see, kui jättagi see kuld Sloveeniale. Ehk et võttagi nagu teadmiseks, et selline jama juhtus, paljudel aladel näiteks kohtuniku eksimused ju jäävadki kehtima. Aga sõidu käigus juba otsus selle ära, et niimoodi on, see on varemgi, see ei ole esimene kord ju. Ei, ma saan aru. See on mis varem ükst asja juhtunud. Ma lihtsalt vaidlen oma jutuga vastu sellele mõttele, et 2 kuldmedalit peaks jagama. Ei, muidugi, selles ma olen sinuga nõus. Jah. Nii. Aga laskesuusatamist natuke veel mõnes mõttes, see on siis nagu põimunud teema murnusuusatamisega ja tuli välja, et murnusuusatamises on ajad nüüd nii kehvad, et tuleb laskesuusatajaid enda leeri meelitada ja Jaan siin ülitas ühe väikse kirjatüki alles möödunud nädal sel teemal ja seal tuli välja, et ega ka laskesuusatajad pole patus puhtad, et jutt, et küll me kutsume suusatajaid nagu püssi laskma, et küll see on tore tegevus. Nagu ongi. Et see näitab, et see vastastikkune on see üksteise ületrumpamine ja tegelikult mõnes mõttes see on hea, et see niimoodi on. Et see sunnib ikkagi neid pingutama ja pakkuma sportlastele paremat võimalusi ja ka sportlastel siis nagu
ütleme nagu tegema tööd selle nimel, et siis saada sinna ala peale, mis talle nagu rohkem meeldib. no põhimõtteliselt seal ongi see, et laskesuusatajad on ju aegade hämarusest peale ju suusatajaid ära meelitanud, näiteks Tagne Tähe oli üks väga hea ja Eveli Saue on muide Põhjamaade murdmaameistrivõistluste medaleid võitnud ja kõike, ta oli ka orienteerumises juunioride medalid on, tiitlimedaleid on võitnud ja ikkagi meelitati nagu laskesuusatamisse, nüüd siis on vastukäik olnud, et väidetavalt üks Eesti perspektiivikamaid noorsuusatajaid Johan Talijärm siis meelitati laskesuusatamises murdmaa leeri ja siis suunati Norrasse suusaakadeemiasse õppima ja kõik nii, aga selge see, et noh, nii laskesuusatamises kui suusatamises on just neid vaja ju, kes väga hästi suusatada oskavad. See oli aastaid ja aastaid tagasi, siis kui tõesti, noh, laskesuusatajad olid niisugused kesised sõidumehed, aga noh, elasid seal laskmise peal. Aga samas jällegi küsimus, et miks ei võiks teha koostööd? Minul on kuidas sa koostööd teed? Ma seda hästi kujuta ette. No aga väidetavalt Rootsis näiteks tehakse. Meil on ju see Magdalena Forsberg ja kes see seal veel on, nemad on ju olnud endised murdmaasuusatajad, kes ei löönud läbi, kes oleksid murdmaal sõitnud tõesti niisugune 15, 20, 30 kohtadele, mis maailmas mitte midagi ei anna. Aga nüüd, kui nad võtsid püssi selga, selgus, et nad suudavad väga hästi lasta, kohe olid maailma tipus. No jaa, aga selliseid asju ei keela miski tegemast ka Eestis ja noh, mingid näited meil on, tõsi, mitte nii edukaid veel, et Priit Norus kui samamoodi, tõsi, ta oleks võib-olla võinud proovida seda varem juba. Jah, ja absoluutselt mina arvan küll, et siin see koostööd tuleks teha ja selleks, et kui sa suusatamises absoluutsesse tippu see on natuke lihtsameelne jutt. See ei ole minust niivõrd koostöö küsimus, vaid selles, et lõpuks Jaan, iga sportlane, kui ta on nooremas eas, siis loomulikult koos vanemate või oma seniste treeneritega peab selle otsuse tegema ja nii-öelda võtma ja vaatama, mis see tema jaoks on siis see õige koht. See on lihtsameelne, Jaan, sellepärast, et seal tekib kohe see küsimus, et kes näiteks maksab nüüd ühe, teise... No aga see tuleb kõik niikuinii riigi rahakotis. Ja ikkagi, kui ütleme, mina olen nüüd laskesuusataja, sina suusataja ja Tarmo on nüüd see sportlane, keda me mõlemad tahame saada, siis ütleme, me koostööd teha küll, ma võtan sinu plaanid, et ta parem suusatama saada, aga mina hakkaks küll teda sudima, et kuule, tule nüüd, ikkagi paneme püssi ka ja tore värk, mis ma peaks seda sulle andma siis? Mis ma sellest kasu saan? Mis ma sellest koostöös kasu saan, Jaan? No aga põhimõtteliselt, kuule, aga Eesti sport võidab. Mis Eesti sport? Mind võitab minu ala. Mina pean oma ala peal võita. Kuule. Me oleme liiga väike riik, et niimoodi kakelda ja vaielda siin nii, aga nüüd on reklaamipaus. Asume kepsakalt nüüd viimase saateosa juurde. Ma tahaks segada enne eelmise teema jätkuks veel, et kui Pahv paremal käel ja Martinson vasakul käel hakkaks noorsportlast paju meelitama endale, siis ma ei läheks kummagi juurde. Ja see on sinu viga. See on sinu viga. Vaata, erinevalt Jaanist suudan mina sulle pakkuda ikkagi kõike head. Ei no, sina pakud head, aga mina treeniks su tšempioniks. Nii, aga räägime nüüd siis räägime siis nüüd Peep Pahvi mõistes esimese järgu spordialast ehk siis jäähokist, erinevalt jalgpallist on jäähoki esimese järgu spordiala, jalgpall on teise järgu spordiala. Ahah, selge. Nii, aga nüüd siis Eesti jäähokis siis hakkavad asjad vähemalt väidetavalt arenema ja üritatakse nüüd luua meeskond, kes hakkaks mängima Soomes meistrisliigas ehk siis nii-öelda esiliigat. Soome tugevuselt teine liiga. Ja tugevuselt teine liiga ja soovitakse jõuda mõne aasta pärast ka KHL-i meeskonnani. Ma mõtlen nüüd niimoodi, ma võtan siin nagu need juhtohjad nüüd nagu enda kätte. Ei ole sellist asja enne me siin saates näinud. Okki mul väga südamelähedane spordiala ja siis ma julgen siin nüüd teha küll sellised avaldused, et see tundub mulle ikkagi, et kuigi me see soovunelm võiks olla, et see kõik niimoodi läheb, siis ma ei pea seda eriti kogu seda asja reaalseks. Okei, see mestise plaan, see selleks, kuskil Soome esiliigas ja tugevalt esiliigas, muidugi võime saada satsi kokku. Me ei saa sinna nende mängijate pealt, me ei saa satsi kokku. Kuule, las ma räägin lõpuni, võime saada kokku, nii et kutsume kõik eestlased välismaalt ära, kes praegu mängivad, saame 2 viisikut, võtame sinna 2 viisikutäid soomlasi juurde, on sats, mängib see Soome esiliigat. Võimalik, täiesti võimalik. Nii. Kas see nüüd kift on, see on omaette küsimus. Mis kift sul on, kui mängib mingi suvalise esiliigast sats, aga see selleks, nii. Aga kui me läheme nüüd edasi selle jutu peale, mis on mingid ka ärimehed, mingid täitsa utoopilise asja üldse ei adu, eks ole, räägivad, et 2015 olla juba KHL-is, siis kuulge, olge nüüd ikka reaalsed ja vaatame neid võistkondi, raha, mis selle kõigeks vaja läheb. Ja kui nad räägivad, et see raha võiks tulla Soomest, siis halloo, soomlased tahaks oma klubisid ise KHL-i saata ja neil see raha kulub nagu selle jaoks ära, neil ei ole mitte mingisugust huvi, ei ole soomlastel
teha Eestis see klubi, et see ainuke variant on see raha tuleks Venemaalt, see on nagu ainuke reaalne võimalus, nii nagu Riia Dünamale tuleb Venemaalt. Aga kas selle venelastel on nagu vaja nii Riias kui Tallinnas, kui kuuldavasti ka Leedu, eks ole, üritab oma meeskonda selleks nagu kokku panna, see on ka omaette küsimus. Ja õigema tee tegelikult mõnes mõttes sinna KHL-i, üldse kui rääkida KHL-i unistust, mis ongi nagu ainuke nagu reaalne asi, millest võiks nagu üldse rääkida. On valinud meie need Ida-Virumaa inimesed, kes siis nagu üritavad nüüd minna sinnesse KHL-i noortesarja. Ütleme, selle kaudu hakata seda asja kasvatama. See on nagu õigem kui see, et sa lihtsalt ostad mingid mehed kokku ja hakkad mingit Soome esiliigat mängima. Tarmo, kuule. Nii see on. Või mitte Tarmo, Peep. Kuule, esiteks, need mõned miljonid eurod, mis KHL-i minekuks vaja on, need on täielik penn Venemaa mõistes. Need on kopikad. Mõne miljoni euroga, no, see KHL-is mitte midagi. No 10 miljonit. Vastugi sinna selleks raha. Kuule, 10 miljonit eurot. 2015 või 2000, no ma julgen öelda ka 20, et Eestil ei ole endal ühti hokkimeest, kes KHL-is suudaks mängida. Ja ei, seda nagunii. Kuule, see mõtlesigi, et ma ei ole väga optimistlik. Kuule, aga mis meil on see korvpallisats parem on, kui meil on mingisugused on ju olnud, et 4 väljamaalast kakerdavad mööda väljakut ringi, siis üks eestlane ka juures. Mis siis on? See on täpselt samamoodi, kui me saaksime KHL-i kas või ühe Eesti viisiku ja ülejäänud on kas Venemaalt, Soomest, Rootsist. Jumalast lahe, sats läks vaatama ikka ju. On ju nii? No räägiks ühest asjast korraga, et ma arvan, et Mestisest võiks rohkem praegu rääkida ja võib-olla sellest KHL-ist nii väga unistada ei maksa. Mina näiteks pean olulisemaks seda KHL-i noortesarja minekut, kui see Mestis, see on kõvem. Ei ole, Mestis me mängime korralikku sarja, me saame, Peep, sinuga käia hokit vaatamas. Sa saad käia Virumaal ka vaatamas, kui me mängivad KHL noortesarja, see on võib-olla tasemelt sama kõva kui see Mestis. Kuule, me saame käia hokit vaatamas, me ei pea seda praegu Eesti tšempionaati vaatama, mis on tegelikult täielik jura. Muidugi Mestisesse. Ajage meeskond Mestisesse, siis on hurraa. No Peep ka seal, ärge me rutakame ette, on agasid väga palju, aga Peep rääkis meil selle teema täis ja nüüd pean mina neid tagajärgi likvideerima hakkama. Ennustusvõistlus veebruarikuu lõppes meil ära, lõppes tuttavat rada, mina sain nädala ainsa punkti Ott Leplandi eest ja Eesti laskesuusatajate parim koht laskesuusatamise MM-il ja Eesti 2-0 võitjal Salvadori üle olid siis need, mida me keegi pihta ei saanud ja ka meie kuulajate ennustusvõistluses, ütleme nii, et punkte väga visalt tuli selle nädalal. Kuu lõppes ära, mulle 6, Peebule Jaanile 3, nemad peavad hoolitsema auhinna eest ja selle auhinna välja jagamiseks tuleb meil veel lisaküsimus, sest seal on õige mitu meest, samamoodi 6 punkti. Mina olin alguse eespool, nii et see Jaan tuli. Aga nüüd kiirelt, hästi kiirelt uue nädala küsimused. Anna Iljušenko koht sise MM-il? No 6. Jaan? 5. Ja mina pakun, et see koht on 10. Teine küsimus, Ott Tänaku koht Mehhiko rallil? 6. Jaan? 4. No ja mina pakun siia 5 ja vahele ja lõpetuseks, kelle võidu või kas viigiga lõpeb Nõmme Kalju ja Tallinna Levadia mäng jalgpalli meistrivõistluste avavoorus? Levadia. Viik. Meie mehed. Viik ja mina panen Nõmme Kalju. Kuulake meid järgmisel nädalal uuesti. Mehed ei nuta. Keegi kaotab ja keegi võidab, aga spordis mehed ei nuta. Portaal Pahv. Mehed ei nuta.